Meil on täna 2 rohelise energiatootjat, üks on päikesepark, pluss lisaks siis hüdrojaam. Kui me arvestame üldse päikeseparkide tootlikkust, siis aastaringselt nad teevad umbes 10% oma nominaalist, aga ideaaltingimustes pool või natuke üle. Pakkenurga tootmisel me kulutame liimi, mis on siis suurusjärk 5% kogu selle pakkenurga kaalust ja kiletatud, trükitud muu selline moodustab siis selle 10%. No ma pigem arvan, et makulatuur kui selline on täna üle maailma börsikaup. See on just kui nagu vana raud või toornafta, eks ju. Me ei saa täna öelda, et kogu vanapaberi ampluaad kasutatakse täna ära. On ta ka nii-öelda taaskasutamatu, sellepärast, et ta sisaldab palju näiteks kilet või vees lagunematuid aineid, aga enamus sellist suurest mahust täna kogutakse kokku ja kasutatakse uuesti. Paberikiudu üldse saab taaskasutada kuskilt 7 korda. Kui me täna räägime paberi taaskasutusest, siis 1 tonn vanapaberit taaskasutatuna tähendab umbes 17 puud. Ja nii-öelda vanapaberi ümbertöötlemine kulutab oluliselt vähem vett, kütust, energiat, näiteks energia ja elektrienergia vahe vanapaberi ja kraftpaberi tootmisel on umbes 6-kordne. Ehk siis, kui me räägime täna ökoloogilisest jalajäljest, siis vanapaberi ringlus kindlasti tekitab sellist positiivset tulemust, säästes siis vetsa. Isegi meie juures taaskasutatud vanapaber säästab suurusjärku 250 kuud aastas. Nii et me oleme täna ainuke, kes Eestis seda teeb. Kogu Eestis tekkivast mahust me siis 75 000 tonnist me kasutame siin 25 000 tonni. Me oleme püüdnud osta võimalikult palju Eestist ja sellega siis aidata kogu seda kogumist ja taaskasutust. Elektriga me saame teha nii palju, et me saame kasutada enda rohelist energiat, kui palju see võimalik on. Igal hetkel see ei ole võimalik. Nüüd auru puutub siis eelmisel aastal me soetasime uue katla, mis on siis võimeline põletama pelletit. Ja seega täna pellet on justkui CO2 neutraalne, siis me suures osas täna ka CO2 mõistes heidet välja ei paiska. Tuleb öelda seda, et turumajanduslikus olukorras tuleb kasutada parajasti kõige odavamat energialiiki, milleks täna juba jälle on pellet. Aga veel 2 kuud tagasi oli selleks LPG ja suvel ka korraks torugaas ja need on kõik energialiigid, mida me saame ise kasutada. Siis me oleme sunnitud kasutama kõige soodsamat energiaallikat, kuna me oleme ikkagi ühisel turul, kus kehtivad turureeglid. Kui sul on liiga kallis, siis sa oled konkurentsist väljas. Ettevõtted mõtlevad ikkagi suures osas Exceliga, ehk siis kui numbrid näitavad, et tuleb kasutada maagaasi, siis tuleb kasutada